vabamüürluseks. Kui sinine vabamüürlus on läbitud 3 astmena, siis sisenetakse riitusesse, mis on omaette kraadide süsteem. Riitus võib olla Yorki riitus, võib olla Šoti riitus. Ma arvan, et Yorki riitus ja Šoti riitus on 2 riituste nimetust, mida te olete kõige rohkem kuulnud. Et Yorki riitust teate, olete ka vist kusagil kuulnud. Kui te olete ma arvan, kusagil Jüri Lina loengus või kusagil käinud, siis mingisugused sellised mõisted tulevad ette. Reeglina inimesed tänavalt või kes on ainult väga põgusalt asjaga kursis, teavadki neid 2 riitust. Tegelikult on olemas riitusi palju. Riitus kui kraadide süsteem on natukene nagu sa lähed ülikooli õppima mingisugust teemat, saad bioloogias, näiteks on siis bakalaureuse kraad, siis saad magistrikraadi, aga sa võid nagu näiteks mingi täiesti teist teemat seal minna õppima ja saada seal oma kraadi. Ehk siis vabamüürlusel, kui sellisel ei ole 33 astet, see on tegelikult vigane väide, see tuleneb sellest, et inimestel on jäänud mulje, et tegu on et läbid need 3 astet ära, siis siin on 33, sest Šoti riitusest kõige rohkem räägitakse, see on nüüd kõige kõrgem ja nüüd on kõik. Tegelikult see asi ei ole päris nii. Näiteks sa võid minna saada Šoti riituses 33. kraadi kätte, lähed hoopis teise riitusesse ja saad seal näiteks, mis on 12 kraadine riitus, saad seal 12 kraadi ja mõlema puhul olete tegelikult tipus. Ehk siis seal on erinevates riikides erinevad kraadide süsteemid, näiteks on olemas Rootsi riitus, mis on kasutusel Skandinaavia maades, seal peaks olema 10 astet. Siis Belgias on olemas väga teistmoodi Šoti riitus, kus on 12 astet. Siis Yorki riitusel eksitavalt joonistatakse üks redel sinna. Kui te kirjutate Yorki riitus internetti, siis joonistatakse redel, kus on mingisugune 10-astmeline redel. Aga Yorki riituse astmed ei ole üldse hierarhilised. Näiteks sa lähed ühe redeli sellele pulgale, siis sa lähed alumisele pulgale, õpid seal 4 astet selgeks, lähed tagasi ülemisele pulgale. Siis kõige kõrgemal pulgal on üldse need, kes on kristlased peavad olemas. Sest Yorki riitus on Ameerika põhine riitus. Ameerika vabamüürlased on kristlased väga, nende jaoks kristlus on väga oluline, mis vastandub tegelikult Euroopa vabamüürlusega. Osad Ameerika vabamüürlased isegi ütlevad seda, et Euroopa vabamüürlased on satanistid, sellepärast et Euroopas nagu ei peata kristlusest nii lugu. Ja kusjuures näiteks Yorki riituse teema on siis see, Yorki riituse mütoloogiates mängitakse palju rohkem läbi piibellikke elemente kui näiteks Šoti riituses, mis on natukene rohkem esoteeriline süsteem. Nii et vabamüürluses ei ole mitte 33 astet, vaid sõltuvalt sellest, millisesse riitusesse me läheme, näiteks Brasiilia riitus, jälle täiesti omaette riitus, seal ei ole üldse mitte mingisuguste selliste 33-ga mitte midagi pistmist. Nii et üldiselt on niimoodi, et kui läbitakse sinine vabamüürlus meistermüürlase aste, siis sõltuvalt, kus riigis sa elad, mis on kontekst, millisesse riitusesse sa sisened.